Alar Varrak, 2 mängu mängitud täna, 1 ilus võit saadud ja nüüd viimase sekundi viskega kaotus, et millised need päeva kokkuvõtteks tunded on? No tuleb ikkagi nagu plusspoolele kirjutada, et meie jaoks ikkagi prioriteet täna oli kindlasti VEF või üldse see nädalavahetusel ja selle mängu suutsime võita, et ega nendel vendadel ei olnud siin lihtne, et need, kes siin täna mängisid, et kogu see aur läks nagu VEF-i peale, soojendus, ettevalmistus, siis selline mõnus meeleolu, tulla, kõht täis süüa, tulla ja uuesti kõik see nagu 100% nagu häälestada, et ega see lihtne ei ole, kuigi nad, ma ütlen, et nad olid väga tublid, et bussruumis oli väga positiivne töine meeleolu ja kõik olid, et davai, et võtame 1 võidu veel, aga näed, ei tund täna. Mängitasid nüüd teises mängus valdavalt neid mehi, kes päeval ei mänginud või mängisid minimaalselt. Ainsana Armand Skeele mängis täna üle 40 minuti, et miks just tema nii-öelda välja valisid? No sest, et ta tagaliinist mängis kõige vähem minuteid hommikul ja kahjuks Kaju tegi vead päris ruttu täis ja me ikkagi Veidekaga ei taha väga nagu riskida, et isegi ta tuli ja aitas meid nagu omad minutid nagu ära, et ega ta mingid pealeviskid ja midagi ei võtnud, lihtsalt puhtalt keha pärast ta ütles, et okei, ma tulen teen ära ja andis natuke puhkust, et läks Armandsiga nii, et oleks võinud muidugi paremini minna, aga lõppkokkuvõttes hea, et niigi läks, et meil ikkagi see 14 keha lõppkokkuvõttes oli olemas, et oleks siin mingi paar venda haiged, vigastatud, midagi olnud, siis oleks nagu vähe nutusem see asi olnud. Tänane selge eesmärk ikkagi oli mängitada sisuliselt kõik mehed läbi ja mitte püüda võimalikult vähe meestele 2 mängu anda. No, eesmärk oli 2 võitu saada, et VEF-i võitsime, Rakvere kaotasime, aga kokkulepe oli, et isegi kui tuleb kaotus, me ei hakka riskima kellegi tervisega, et keegi peaks mängima 60 minutit päevas. Ei hakanud sellega riskima. Tuli kaotus, palju õnne Rakverele, väga Ross ja Timmu väga hea mängu tegid. Aitäh! Ja, palun.